Tere! Minu nimi on Märt ja mõtlesin, ma tulen laivi ja jagan natukene. Et kõik, mis ma siin Facebookis jaganud olen, ma soovin alati jagada läbi enda kogemuse, sest et see on kõige parem nagu jagada. Esiteks, keegi teeb teistmoodi, teeb näiteks erinevad dieedid. Minu sõnavaras dieet ei ole, sest et ma kunagi korraks proovisin ja see ei toimi ja siis hiljem saabki aru, tegelikult on see, et kui sa võtad mittevajalikud toidud enda söögikorrast ära, siis kõik hakkabki liikuma. Ehk siis, kui sa sööd päris toitu, mis on päris toit, et selles mõttes jälle me peame vaatama sinna taha, mis seal kirjutatud on, mis seal sees on. Et kui on näiteks, ma ei tea, ongi krõpsud, see ei ole päris toit. Mingid magusad tahad osta kas või puuvilja. Muidugi mul siin lihtne öelda kõike seda, et alusta ja kunagi oli mina samamoodi. Väga raske oli alustada, sest tegelikult me olemegi enda keha ära rikkunud lihtsalt. Ja siis meil ongi erinevad sundmõtted, tahame seda. Ma sõin suure taldrikus täie sööki ära, riis ja kana näiteks isegi, ja tunni pärast tahan uuesti. Ja siis on jälle maguseisu, siis on jälle see. Ja kõik muutuski siis tegelikult, kui ma tegin endale kehapuhastust. Ehk siis parasiidikuur. Ja tulla nüüd isegi siin, ma jagan lihtsalt erinevaid mingid mõtteid, et mis kõige parem soovitus ongi, et võtta kõik valged suhkrud, mis need nüüd on, kohe ütlen. Kuna ma räägin ka igapäevaselt inglise keeles, siis mul on tegelikult ka ingliskeelne Facebook ja ma siin lihtsalt lisan juurde, et mu nimi on Märt ja lihtsalt ma siin Facebookis täpitähti saanud kasutada ja et te siis ka teate selle koha pealt. Ja ongi see, et töödeldud toitu ärge oske. Mingid valmis söögid, salatid, asjad, seal on tegelikult säilitusained sees ja ütleme, et täna õhtu see läbi ei läinud või inimesed ei ostnud, siis järgmine päev hommikul pannakse sinna mingid, ma ei tea, hapukoorte mida juurde, siis läheb uuesti leti peale. See ongi nagu lihtne viis, et sa saad kiirelt, ma olen seda kunagi ise ka teinud, aga lihtsam on tegelikult keeta endale muna või valmis teha toit ise ja süüa. Ehk siis suhkrud välja. Nii, teiseks on söö piisavalt valke. Kui sul on tõesti, enamus inimestel on, kes soovivad kaalust alla võtta, siis on ainevahetuse probleemid, seedimisega probleemid. Siis ma soovitaksin näiteks ingverit proovida. Ma tean, et on kibe ja nii edasi. Aga siis ongi see, et ära söö seda jama. Ja ma siin ka jälle selle koha pealt ütlen, ärge võtke mitte ühtegi asja isiklikult, sest kui me tahame mingit muutust, me peame midagi teistmoodi tegema tegelikult. See võibki vastik olla. Kunagi, kui ma enam ei joo alkoholi, kunagi viin oli ka vastik, aga pärast hakkas meeldima. Et see on nagu tegelikult iga asjaga niimoodi. Alguses on vastik, aga pärast on nii, et see on lemmikasi, mida ma tahan süüa. Et muidugi ingveriga on ka see, et meil on 2 eri ingverit. Üks on nagu värske, teine nagu ei ole värske, ta on nagu puine ka, et seda ei ole hea nagu süüa. Et kui te saate nagu kollast ingverit, siis on nagu suurepärane. Ja muuta lihtsalt samm-sammult neid enda siis tervisi, kuidas siis öelda, toitumist ütleme nii siis. Ja ega ma ei tahagi tegelikult seda pikaks venitada. Ma praegult lõpetan. Kui on mingeid küsimusi, kirjutage. Vastan selles mõttes nendele küsimustele asjadele läbi enda kogemus, sest ma tahan lihtsalt jagada enda kogemust, mis mina tegin, mitte kuskilt raamatust või kuskilt lihtsalt copy-paste tehtud, vaid ma soovingi jagada, sest see on minu enda teekond ja ma tahan lihtsalt teistega jagada, mis on nagu võimalik ja mis on piirid ja mis tuleb teha ja millest tuleb aru saada ja nii edasi. Teine ongi see, et kui sa oled neid postitusi näinud ja sa soovid mingit muutust, sa pole ikka teinud, siis nüüd oleks see aeg tegelikult, sest ega enne midagi ei muutu, kui sa midagi ei muuda. Nii et ilusat õhtu jätku ja näeme juba järgmises otse-eetris.